Tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardide kuulajad ja vaatajad. Oktoobrikuu on käes ja oktoobrikuu ikkagi üle terve selle kuu on meil kaalude sodiagi märgi alluvuses ehk partnerluse sektoris ja partnerlus tähendab meie eludes siiski tasakaalustamist, mõistmist, arusaamist. Aga siia partnerite juurde siis kuuluvad nii meie intiimpartnerid kui äripartnerid. Siin on võib-olla ka saladused, siin on konkurents, aga kaalude alluvuses on ka kohtud ja lepingud ja üürikorterid ehk kõik sellised asjad, mis on kahepoolsed, kus on tegemist ilmselgelt kahe inimesega või mõne gruppide inimesega, aga nendel inimgruppidel või inimestel on omad arusaamised mingisugusest asjast. Kas või kui me toongi näiteks üürikorteri, siis sina oled üürija ja teine on üürile andja, ilmselgelt sina tahaksid vähem maksta, aga kes annab üürile, soovib rohkem raha saada. Ja vot siin on need tasakaalustamise punktid ja, ja terve see kuu teema. Ehk mulle tundub, et kui me paneme siin septembris ja oktoobris paika oma tasakaalupunktid, siis meil on lihtsam tervet aastat üle elada, kuigi see on niisugune vägivaldne sõna, aga on meil lihtsam tegutseda, ehk siis see tasakaal. Ja võtsin kolm sellist põletavamat teemat, kuna kaalude juhtplaneet on Veenus ehk armastuse, ilu ja rahaplaneet. Ja ongi esimene on suhted rahaga, suhted armastusega. Ja siin väga huvitavalt, mul oli küll mõeldud üks teine suhe, aga tuli suhe eluga. Nii et kolm varianti ja on praegu mõeldud see siin tuleelemendile, jäär, lõvi ja hambur, sest tuleelemendi energiad on, ma ei saa ütelda, et nad on sarnased, aga sageli nende selline käitumine sellises suhetes on võib-olla neil vaja rohkem õppida kui maaelemendil või isegi veeelemendil. Nii et sellepärast tõin nagu välja, sest tuleelemendid on aktiivsemad, nad näevad võib-olla iseennast rohkem kui seda vastaspartnerit. Nii, aga alustame siis suhe rahaga. Kui sa oled alustanud mingisugust projekti, siis ma näen, et see projekt on küll selline hästi tuliselt alguse saanud või on ta sinu mõtetes hästi tuliselt, ahaa, nüüd ma hakkan tegema, aga selle kaardiga ilmselgelt mingisugust tasakaalu sa leidnud ei ole. Kui sul on mõni partner, kellega sa koos oled tahtnud teha, siis räägi talle täpselt ära, mis sul plaanis on, sest ma näen, et ta ei mõista sind. Et see, kellel on nüüd nagu eraettevõtlus või midagi sellist on siin, et see nagu hästi kõikuv on, aga sulle ei meeldi see, et ta on kõikuv, sa tahad, et ta oleks edasiviiv, aga sisse toov. Aga praegu seda ma ei tea, see idee veel ei kanna. Nii et sul on vaja läbi vaadata võib-olla see, et kellele sa täpselt seda ideed müüd, sest see minu jaoks ei ole see nagu selge. Samas, kui ma vaatan, et kes on kellel tuleb raha igapäevase tööga, siis
muuda mingisugust rutiini siin või noh, rutiin on niisugune imelik sõna ka, et nagu ainult ühte asja me peame tegema, aga mulle tundub, et ma ei tea, kui sa oled kodukontoris, siis selline tunne, et võta sealt akna alt see laud ära natukene kaugemale või äkki sul on vaja osta mingisuguseid uusi, ma ei tea, arvutit või telefoni või praegu on see aeg, et vot sinna võid sa nagu raha suunata. Et ja kui ka tööl on vaja raha küsida, siis praegu, kui sa oled ettevõttes, tähendab riiklikul tööl, siis on täitsa uuri seda asja ja mulle tundub, et siin on sul võimalus raha küsida, et kas nüüd just oktoobris, aga ütleme siis aasta jooksul, kas palk muutub, aga pigem ikkagi paremuse poole see, et või noh, kas mingi lisatasu või mingisugune boonus on siin kuskil olemas. Ja tuletan meelde, et siis on tuleelement jäärlõvi, hambur. Ja armastus ehk armastuse suhted. No osadel on siin sellised nagu tiksuv pomm, jah, et tüli on hästi kergelt tulema, näpuga näitamine ja siin on väga selgelt näha, et sellele teisele poolele absoluutselt vastu ei tulda. Kas ise olete selle katki teinud? Võib-olla ongi siin olnud kellelgi salasuhe. Ma näen, et siin on hästi-hästi katki üksteist tehtud. Noh, ma ei saa ütelda, et ärge siis tehke või mis te peaksite tegema. Kui on katki, parandage ära, aga see ei tähenda, et te peate koos elama või koos seda armastuse teed jätkama. Et siin selle hingerahu ja üleüldse armastuse tervendamiseks on väga palju tööd teha. See on ühele ja kui ma vaatan seda teist poolt, siis ikkagi tuleb natuke armastusest välja seda, et ma armastan sind siis, kui sa pesed nõud ära, kui sa noh, ma ei tea, sinu palk on see, kuidagi seotud ka sellise teatud struktuuriga, teatud mingisuguste tingimustega ja ikkagi ma näen, et siin see armastuses on närviline olek ja tuletan meelde, et Veenus on meil armastuse planeet ja Veenus ongi isekas, sest ta tahab midagi vastu saada, midagi, et ma olen õnnelik siis, kui. Aga vaata, siin on see peegel, mida see tasakaalustamine tahab, kui palju ma ise investeerin armastusse. Kas ma iseennast armastan, kas ma ka iseennast armastan siis, kui ma teenin nii palju. Kas ma armastan ennast ka siis, kui ma ei tea, oskan kõrgete konste peal käia või oskan hästi süüa teha. Siin ma näen, et see iseenda armastus on ka täpselt see, et mitte tingimusteta, vaid tingimustega armastus. Nii et mina vaatan küll, et siin, aga vaatame kohe, et mis on esimene samm. Ja muidugi, mis on esimene samm, mis selle armastuse, ise sisemise armastuse tasakaalustamiseks saab teha. Noh, jah. Kuhu kaart tuleb välja, siis need tunded käivadki meil üle pea ja ei olegi lihtne iseendast aru saada, emotsioonid, tunded, kõik käivad üle pea. Minu tunne on tugevam kui sinu tunne. Sinu sõnavõim on tugevam kui minu sõnavõim. Siin ma näen, kui sa oled natukenegi kirjutaja, sa oled natukenegi rääkija, siis
siis selline tunne, et kirjuta välja, räägi välja. Ma ei näe, et siin teil omavahelist väga palju rääkimist on, kord ei ole seda rääkimist, et see ei ole just lihtne, lihtne variant, aga see kaart kutsub lihtsalt uuendusele. See kutsub sellepärast, nii nagu uueneb kuu, nii ka vajab sinu armastuse suhe uuenemist. Et meie šamaan ütleb, et meie aarded on peidetud meie enda sisse. Et sa ei pea nagu lahti laskma nagu elust, vaid olukordadest. Ja nagu, mitte nagu, vaid no hästi palju enda sisse vaadata, absoluutselt. Et vaata, kuu on ju ka vahepeal on ta täiesti pimeduses. Et võib-olla saate teha mingisuguse pausi ja vaadata iseenda sisse. Ma rohkem ei, siin läheb nagu jauramiseks mul, et pigem siin on see, tehke tööd iseendaga ja armastus hakkab voolama. Aga suhe eluga, see kaart on küll tulnud tagurpidi välja, et tööd on vaja teha. Aga ma näen, et mingi selline sihukene närve kõditav kellel, jälle ma ütlen, et kuna ma räägin üldiselt ja on ka üldine see tuleelementide lugemine, siis kellelgi on väga mingi sihuke intensiivperiood selja taga just toimunud või praegu on, noh, liblikad kõhus on meil nii armudes kui mingisugust asja tehes äripartnerid või midagi sellist, aga mulle tundub nagu oleks üks osa teist leidnud, noh, ärkanud hommikul üles ja ühtäkki näeb, et see päike särab hoopis kõrgemalt, hoopis soojemini ja hoopis ilusamini. Sa oled millegist oma elus nagu aru saanud, millegist. See on üks, nii et siin see arusaamine on, paneb sind kõrgelt lendama, usu mind, ja siis see aasta läheb, kui sa kogu aeg tuletad seda tunnet meelde, tule sinna selle tunde kohta tagasi ja terve aasta väga-väga hästi läheb. Teisel, mida ma näen siin, kusjuures ma vaatan, see suhe eluga on kõikidel tuleelementidel ikkagi tegelikult väga hästi, väga hästi. Ära noki. Selline tunne minevikust, ära võta ühtegi asja kaasa. Ära noki, isegi niimoodi selline tunne, et ära isegi toitu noki, vaid söö siis, kui on kõht tühi, joo siis, kui on janu, suhtle siis, kui on vajadus, ära aita, kui keegi ei ole küsinud. Ta tahab sellist väga konkreetset tegutsemisplaani. Et ainult nagu selline tunne, et liigutan ainult siis, kui on vaja. Aga sul on praegu seda vaja, et seda kõrget lendu teha. Aga ma näen, et suhe eluga on teil tuleelementidel suurepärane. Maaelementidele siis oktoobrikuu lugemine ja maaelemendid on või tähendab, maa sodiaagi märgid on siis kaljukits, sõnn ja neitsi. Ja tänase jagamise ja lugemise olen ma üles ehitanud partnerlusele, sest kaalud valitsevad siiski oktoobri enamuse aja ja partnerlus on tegelikult suhted, kahepoolsed suhted, ehk siia kuuluvad absoluutselt kõik suhted, kus on teine pool. Olgu see kohtusüsteem, olgu need lepingud, olgu need isegi võistlemine, konkurendid, olgu siis armastus või äri, ka salasuhe, et
kõik, kus sa saad, kus on kaks osapoolt ja kas need osapooled vaatavad nüüd ühte suunda või nad on seljad vastakuti, aga partnerlus see on. Ja kuna kaalude juhtplaneet on Veenus, siis tõin sisse ka armastuse, nii et vaatan üle suhe rahaga, suhe armastusega ja viimane mõte oli mul suhe eluga üleüldiselt ehk selline nagu aastaringi mõeldud see elu üldse. jah, nii ja siis, kui tuli see koguja kaart välja, siis ma mõtlesin, et no loomulikult, miks maaelemendil peab koguja välja tulema, sest paratamatult need maaelemendid, nende, ma ütlen, et kõikide, kõikide sodiagi märkide energiad on erinevad, aga mingil määral siiski tule, maa, vee ja õhu elementidel on midagi sarnasust ja sellepärast ma nagu sellise kokkuvõtliku teengi. Kui Kaljukits algatab selliseid suuremaid plaane, sõnn on väga selline no eriliselt materiaalset ja võib-olla rohkem sellist rahalist mõõdet on temas ja Neitsi on selline õpetaja maasool, siis ma vaatasin seda, et kui ma räägin nüüd raha suhtest, siis ma ei ütle, et see just puhas oleks. Siin, nagu sa isegi pildi pealt näed, on hästi palju erinevaid ja ütlengi, kui sul on erinevaid sissetulekuid, igalt poolt tuleb natukene, siis osadel teist, ma näen, te olete natukene kitsid, jah, kui nii ausalt ütelda. aga see kitsidus on teatud mingisuguses, ma ei tea, valdkonnas. näiteks, et sa ei osta kunagi kõige kallimat vorsti, kuigi sulle see meeldib. Sa võtad kõike nagu miinimumprogrammiga, kui me räägime näiteks toidust. Aga samas, kui sul on vaja reisile minna, siis on sul alati raha. Vot siin on see võti, kuhu sa selle suunad, mis on sinu jaoks tähtis. Ta vajab seda tasakaalustamist. Ma ostan endale tegelikult, ma ei piira ennast väikse selle, noh, kui ma tõin nagu vorsti välja, et ma ei piira ennast selle kalli vorstiga, ma ostan seda küll, aga ma ei pea ostma 5 kilo. Ta vajab siin seda tasakaalustamist. Mul on selline tunne, et keegi teeb, kellelgi on siin ka täiesti arveraamatud või Exceli tabelid, mida ta kogu aeg teeb sinna linnukesi ja vaatab, kuhu mul see raha läheb ja kus ma saaksin kokku hoida. Siis praegu see kaart näitab, et tegelikult sa ei pea kokku hoidma. Sa pead adekvaatselt vaatama, aga mitte kokku hoidma. See on üks osa siin. Teine osa, mida ma vaatan, on, mitte vaatan, vaid tunnetan siin maaelementidel, et see, mulle tundub, et nagu mõtlemine võtab sul rohkem rahalist ressurssi, kui tegelikult asi väärt on. Võib-olla sa ajad iseenda asja ja kulutad mingisugusele teenusele või mingisugusele asjale rohkem, kui sul sisse tuleb ja see sulle absoluutselt ei meeldi, aga sa ei oska sealt välja astuda. Ja siin, tead, kui kummaliselt, nii kui ma seda sulge nägin, siis noh, võib-olla kellele vägivaldne, kellele mitte, aga selline tunne, et ma ei saa korralikku süüa teha, kui ma näiteks kanal ei võta sulgi ära. jah. Selline asi, et sul on vaja enne teha mingisugune selline rohmakas töö ära. Või rohmakalt ära lõpetada see teenus, sellepärast et ta ei too sulle sisse.
ja see raha ei hakka sulle liikuma, sellepärast et noh, me ei saa kõigile kõike pakkuda. Et isegi kõige lihtsam, et šampoon kõikidele juuksetüüpidele, siis see ei sobi. ja vot sinul on see, et sul on vaja see ära lõpetada, see mingisugune niimoodi kõik, nüüd on kõik. nüüd ma seda enam ei tee. mul ei ole vaja pakkuda kõigile kõike. siin on selline, mõlemal puhul on rahaga selline natukene lõpetamise ja piiri tõmbamise küsimus. piiri tõmbamise küsimus. ma võtan siia ühe kaardi, mulle nagu jäi praegu üks asi jäi. ahah, ja. no šamaan tuli kohe sulle õpetussõnu muidugi jagama või ütlema, äh, et esiteks ta ütleb sulle, küsi ja sulle antakse, aga mulle tundub, et sa ei ole isegi küsinud. kui sul on teemadel unistusi, siis hakka küsima. Visualiseeri, küsi, kirjuta välja, küsi. šamaan ütles siin kohe, et aga sa ei ole ju küsinud. jah, nii et kui sul on vaja asju ära lõpetada, siis ühel puhul võidki lõpetada, sest šamaan tuli ütlema, et tegelikult kõik on ju olemas. aga maaelement ei saa sageli ära lõpetada kiiresti, tal on vaja seda kindlustunnet endal. siis tee plaan, tee plaan, küsi raha juurde, küsi, kuidas ma saaksin seda lõpetada, kuidas ma saaksin uut rahasüsteemi alustada. šamaan tuleb ja aitab sind. jep, nii, aga armastus tuli siin ilusti välja selle mitu teega, väga ilus kaart armastuse suhteks. siin ma näen küll, et ma ei saa ju ütelda, et kõikidel maaelementidel on selline hea suhe armastusega. aga siin on selline, siin on kõike. siin on sellist platoonilist armastust, siin on sellist intiimarmastust, aga siin on ka hästi palju nagu laste ja vanemaks olemise armastust. et mul ei olegi nagu midagi ütelda, et selle armastusega on küll ilusti läheb sellel aastal või siin lähemal ajal, et see on nagu enne juba tasakaalustatud. nii et kui kellelgi veel ei ole, siis siin näed, et kui keegi tuleb sinu käest andeks paluma mingisuguses suhtes, et ta annab sulle käe, siis võta see käsi kindlasti vastu. kui laps oma käe paneb sulle kätte, siis kindlasti hoia seda kätt, minge jalutama. et siin on hoolivuse kaart on ka see hästi tugevalt, aga ma näen, et sellega armastusega saab kõik korda. ja elu, suhe eluga. jah, ravimiratas, see on mulle mõnikord ja kui ma ka praegu võtsin, see ravim ütles mulle praegu rohkem. et see, et meil on kõrvalmõjud. me teame, et ravimitel on kõrvalmõjud, aga ka meil isegi see, kui me lähme välja jalutama, on meil kõrvalmõjud. kas me, noh, ma ei tea, jalutad ja ei pane tähele, kõnnid vastu puud või jooksed ja nikastad jala ära. vaata, siin on selline energia tuleb välja, et kuigi sa ei tea, mis see elu toob, oled sa mõelnud, milline elu peaks olema. aga sa ei ole näinud kõiki kivisid ja kändusid, ei ole näinud oma elus lillesid ja liblikaid. ja siin tuleb oma ellu need sisse kirjutada. selline tunne, et tee iga päev üks pilt telefoniga, mis sul nagu silma jääb. kas see on värv, kas see on vorm ja õhtul vaata, mis emotsioon seal on. siin vajab nagu tasakaalustamist see elu selline kergem ja raskem pool. et
isegi see tänav, mida sa oled 10 aastat kõndinud, siis seesama tänav, kui sa teed pilti mingisugusest kohast, siis see selline tunne, et siis vaatad, oi, ma ei ole seda kunagi näinud. sul on vaja elus midagi ümber vaadata, aga see on positiivne. ma näen, et see ümbervaatamine on sinu jaoks siiski positiivne. kui sa teed selle positiivseks, kui sa jälle ütled, nojah, ta ütles, et nüüd ma peaksin tegema pilti, aga ah, ma ei viitsi seda pilti teha, siis ära tee, ega siis keegi ei käsi midagi. aga mulle tundub, et see natukene on vaja välja tulla, et see maaga ühendus on hästi tugev ja nüüd on vaja vaadata natukene seda taevast ja hingata sisse värsket õhku. nii et siin see elu suhe on hingav. armsad kaalud, teie oktoobri lugemine on siin sinu ees ja kaalude energia on ikkagi, enamus oktoobrikuust on kaalude alluvuses ehk partnerlus ja partnerluse alla kuuluvad meil kõik eluosad, kus on teine pool. olgu need lepingud, olgu need üürile andja ja üürile võtja, siis igasugused konkurendid, saladused, lepingud, ka salasuhted, kõik, kus on kaks osa, kaks või rohkem osapoolt, kus on erinevad vaated, erinevad arusaamised. ja nagu kaalude puhul ikka, et me saaksime õnnelikult edasi liikuda, on meil vaja tasakaalustada igasuguseid suhteid. ja tänase lugemise olen natukene kontsentreerunud, ehk mul on võetud siis tuli, maa, õhk ja vesi ja praegu on siis õhuelemendile ehk kaalud, kaksikud ja veevalajad. kõikide sodiaagi märkide need energiad on erinevad, aga mingil puhul siiski me võime väikest sellist võrdusmärki tõmmata erinevate siis elementide juures, ehk siis näiteks õhul, et kuigi näiteks kaalud siis algatavad võib-olla rohkem neid suhteid, tahavad vaadata, et need suhted oleksid korras. kaksikutel on selline teabe jagamine õhuna, kogu aeg on informatsioon, aga ta vajab ka siin seda tasakaalustamist ja veevalaja ja on suur intellektuaalne jõud, aga siin on nagu selline rohkem ühiskondlikku mõõdet väljas. nii et suhtlemine ja suhted ja raha, keskmine suhted ja armastus ja viimane suhe eluga. ja see tuli mul kõige viimasena, mul oli teine mõte, aga nii kui ma kaardi tõmbasin, vaatasin, et ahah, siin on suhe eluga. nii, kas on niimoodi, et said endale unistuste töökoha? tundub, et rahaga praegusel perioodil enamusel siis õhuelementidel on hästi. see kaart tuleb välja just siis, kui me oleme eeltööd teinud. sa oled midagi oma elus, on näiteks, sa oled kevadel lõpetanud kooli ja praegu astud ellu ja igal juhul see samm, mida sa oled astunud, sulle väga-väga meeldib. on teistel siin, kuna on üldine lugemine, aga selline, et kes on nagu raha isegi kogunud nagu tilk tilga haaval, siis
siis sa saad seda, kuna sa oled seda raha kogunud, sa saad oma projekti alustada, sul on hästi hea meel. Siis isegi see, siin on natukene sellist, et kui sa oled mingisugusele võistlusele registreerinud või isegi juba mingisugust, siin on nagu võistlust ka, noh, ma näen, et kuulid veerevad ja nad tabavad nagu täkkesse. Et kõik, mis praegu selline õhuelement on tegema hakanud, siis mulle tundub, et rahaliselt läheb hästi, sest kõik veerevad õigesse, kõik need kuulid veerevad õigesse pesasse, nii et mul ei ole nagu midagi muud lisada, et kui sa tunned, et oota, mul küll veel hästi ei ole, siis vaata, missugune lüli on tegemata, see viimane piisk on paika panemata, pane see paika. Suhted ja armastus. Siin on, no üks on tõesti selline, ma näen, et võib-olla üks osa teist on hakanud oma keha armastama. Võib-olla sa vaatad peeglisse ja tükk aega ei ole suutnud endale öelda, et ma armastan ennast või ma armastan sind. Kuidagi sa oled midagi saavutanud, võib-olla ongi see, et sa oled noh, ma ei tea, hakanud trenni tegema või toitlu. Ja võib-olla ka, kuna siin on ju tasakaalustamine, võib-olla sa oled seda õppinud ja sa aitad teisi tasakaalustada oma trenniga, oma toitumisega, oma mõtetega, sest siin on nagu selline oskus juba tasakaalustada neid asju, mis on, ja oskus ka tasakaalustada seda, et me ei pea armastuses olema iga päev üdini õnnelik. Me peame ka ennast maandama, me peame, mitte ei pea, meil on vaja tegelikult olla tasakaalus oma tööga, oma mõtetega, oma tegutsemisega, aga siin ma näen, et teil õhuelemendil on ka see on nagu paika pandud ja kui sa tõepoolest kedagi aitad praegu, võib-olla sa töötadki sellises kohas, ma ei tea, psühholoogid ja kõik, kes teisi inimesi aitab, siis aita edasi. Ma näen, et sinu töö on hästi vajalik praegu. Ja isegi kui sa räägid oma lastega, räägid oma partneriga, räägid, võib-olla on sul vaja tõesti mingisuguseid lepinguid, siis mulle tundub, et sina oled see, kes kõige täpsemalt oskab ära põhjendada, miks üks või teine asi on niimoodi olnud. Väga tasakaalustatud kaart. Nii et anna minna, võiks ütelda. Rahaga suurepärane, armastuse suhe, armastus ja see partnerlussuhe suurepärane. Mis siis see suhe eluga on? Ma näen, et kuigi siin on natukene sellist tagasihoidlikkust, sest ega kaalud alati ei taha olla keskpunktis, nii nagu tuleelemendid on. Nad tahavad ikkagi tasakaalustatud olla. Aga siin on väljas draakoni silm, draakon, mis kaitseb. Siin ei ole see tuld purskav draakon, vaid väga targalt tegutsev draakon. Sa näed, et õhuelement teil on nagu praegu eluperiood on tasakaalustatud, osadel teist kindlasti. Ja siin see draakoni silm, just nimelt silm, mitte draakon ise, kui just silm, vaatab nagu sinu südamesse. Ta vaatab elu südamesse. Ja siin see trumm on välja tulnud mulle väga hästi, et sa võid astuda ükskõik, mida sa teed, nagu läheb hästi. Draakon kaitseb, aga sul on endal julgust vaja. Võib-olla mõnel on see, et sa oled kogu aeg kandnud ühte värvi riideid, millegipärast tulevad siin välja sellised tagasihoidlikud riided, siis pane see erkkollane sall või erkroheline lips endale ette. Kuidagi vajab see energia natukene väljatulekut.
et mitte olla hall hiir, vaid siin, kui sa näed, ta ei löö veel trummi, aga kõik on valmis selleks, et välja tulla, särada, aidata inimesi. siin on nagu igatpidi see aitamine väljas. Noh, hästi-hästi tugev, sa oled ise tugevalt hoitud, kaitstud ja sul on vaja, vaata, kui siin ma ütlesin, et see viimane piisk või viimane pall on vaja panna, siis kogu see energia ongi ka siin ütleb, et ega keegi sinu eest trummi taguma ei hakka. sina pead olema esimene, kes ütleb, et jah, ma olen valmis. tänane oktoobrikuu lugemine on mul mõeldud selliselt, et me keskendume suhetele. kuna oktoobrikuu endiselt on ikkagi kaalude alluvuses, kaalud on meil suhte sektori valitseja ja suhe on kõik, kus on kaks või enam asja, inimest, olukorda, emotsiooni või tunnet. siin on igasugused suhted, siis ärisuhted, intiimsuhted, rahasuhted, siin on võistlemine, siin on saladused, siin on kohtud ja lepingud, sest seal on ka alati vaja, seal on kaks poolt olemas. nii et ükskõik, mida me teeme, kus on meil partner, siis see on tänase lugemise aluseks ja tõin välja siis erinevad sodiaagi märgid, aga klassifitseerisin neid siis kas siis tuli, maa, õhk ja veeelemendid, nii et see on nüüd veeelementidele lugemine ehk vähk, skorpion ja kalad ja ma võin öelda, et kuigi kõik veeelemendid käituvad erinevalt, on neil siiski mingisuguseid kokkupuutepunkte ja sellepärast on ka ühine lugemine. ja kui ma mõtlesin teema peale, siis tuli suhted, rahasuhted, armastuse suhted ja viimane tuli mul välja suhe eluga. et oli alguses mõeldud midagi muud, aga nii kui ma vaatasin kolmandat kaarti, siis tuli elu kui selline välja, et võid küll mõtelda, et see on veel suurem teema, aga seda oli vaja. veeelemendid ehk kes siis te olete sellised emotsionaalsed ja tundlikud, kes oskab ohjeldada, kes ei oska ohjeldada ja teie alluvuses on ka unistused igasugused, siis see rahasuhe, keegi on teile seda, selline tunne, et kui keegi on näiteks raha võlgu või teie olete kellelegi raha võlgu. ma näen siin tuli esimesena välja, et keegi näitas teile seda keskmist sõrme. või oled sina näitanud kellelegi keskmist sõrme? no ei ole tore, tegelikult ei ole tore. ja no siin on just see nagu käsi ja siin on nagu rusikas ja selline nagu niisugune võitlemise ja jah, mitte võistlemise, vaid võitlemise energia on siin rahaliselt mul välja tulnud. et ma ei tea, kas sa võrdled ennast kellegiga, siin on isegi, ma ei tea, kas siin on vihapisarad või on need pingutuse pisarad, aga noh, selline see, et see raha ja kõik see tuleb raskelt. vähemalt ühele osale teist siin, sellepärast et noh, kohe ma ei tea, kas keegi ei ole maksnud seda raha või keegi vägivaldselt küsib raha, mida sa ei ole nõus välja käima. selline piiratuse energia on sees, et sa nagu ütled, et mul ei ole nagu väljapääsu, mul ei ole nagu seda väge, et vot täpselt, mul ei ole nagu väge, et see olukord ära lõpetada, mis on seoses praegu just rahaga. ja
no ma ei tea, lausa kohe niisugune väga-väga närviline olukord. Ma ei tea, niisugust juukse kiskumist ja küünte närimist ja asjade loopimist või noh, siin loopimist ei ole, vaid noh, ma ei tea, rusikaga löömist. väga-väga närviline, on rahaline ja midagi ei ole teha. šamaan tahab õpetama tulla. no sa oled kaugele jäänud sellest. see, mida sa alguses mõtlesid. jah, ma näen, et mõte alguses oli kuidagi hea, aga see mõte ei olnud algusest peale üldse puhas, mis sa soovisid rahaga teha. ma ei tea, mida sa tahtsid rahaga teha või selle raha energiaga teha, aga see ei ole olnud sul puhas. ja see tuleb sul praegu ringiga tagasi, selline tunne, et vaata, ahnus tuli siin välja. selline tunne, ma tahan seda, et näe, teisel on ka ja pööritad silmi ja selline ahnus on välja tulnud. oi, 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 no jah, jah. jahile läksid noa ja kirve ja püssi ja kõigega ja kõike tahtsid saada ja praegu on see olukord, mis sa oled iseendale tekitanud, jah. ja ei. vot see keskmine sõrm oli see väga ilus, et näitad teiste peale, aga need teised sõrmed tegelikult näitavad sul sinu enda peale. aga lahendame ära. Esimene hingeotsing, siis šamoon ütleb, et see on olnud, ära süüdista ennast. ja loogiline on siin, et tõmba tagasi, tõmba ennast peitu, nii nagu jahimees hakkab saaki valvama. sul on vaja peitu tõmmata. võib-olla ongi, ma ei tea, võlausaldajad või isegi selle jaoks, ma ei ütle, et et sa ei peaks nagu raha tagasi maksma, vaid me ei pea ära peitma ennast aastaks. võib-olla sul on vaja ainult tund aega, et mõtelda. tund aega, et võib-olla kellegiga nõu pidada, millist relvi kasutada, on ju nii. sul on vaja tagasi tõmmata. nii et mida iganes sul siis veemärkides, praegu rahaasjades on käsil. ja siin võivad ka igasugused, võib-olla ongi lepingud ja kohtud ees, sest siin on hästi raske energia sellel, siis tõmba tagasi, vaata paberid üle, vaata lepingud üle. mis see on esimene samm, mida sa saaksid nagu üksinda või nõuandjatega teha, sul on vaja praegu seda, siin on, no ma ei tea. ma võtan see, et kui sa tõmbad tagasi, siis mida sa peaksid ja tähendab, väljapääsmatuid olukordi ei ole. võib-olla sa pead tõesti mõne sammu tagasi andma ja astuma ja ennast väiksemaks teha. aga sul tuli välja andide rist, nii et sul on hästi palju võimalusi tegelikult, aga sa oled millegipärast selle vihaenergiaga võib-olla või sellise pettumuse energiaga kõik teised variandid läbi põletanud. jah, meile kõik variandid ei pruugi sobida, aga sul on hästi palju võimalusi. nii et tõmba tagasi, tööta see läbi. nii, rasked kaardid paneme kõrvale, siin on tõesti raske energiaga ja vaatame seda armastuse energiat. siis ma näen, see võib-olla siin sellega seotud on ka põlemismootor töötab täie võimsusega ja pillub nooli, aga siin võib ka olla, et hoolimata sellest, et rahasuhe ühel puhul ei lähe hästi, siis armastuse suhe on selline tuline. et ma vaatan, et siin mingisugused suhted on alles alguse saanud või just lõkkele löönud tõeliselt. ja
aga siin ma näen, et need armastuse suhted on nagu hästi veel nagu peas kinni, et kuidagi ei ole nagu südamesse jõudnud või, et kuigi nagu sisepõlemismootor töötab, võib-olla need tunded, mida sa ei oska võib-olla välja rääkida, et ma tõesti armastan ennast, armastan sind, armastan oma perekonda, armastan oma lapsi, et äkki sa ei ole leidnud õigeid sõnu. või on natukene ka see, et vaata, kui me ütleme mõne sõna, siis ah, mis nüüd mina või keegi ütleb, et sa näed hea välja ja siis ta ütleb, ah, ole vait, onju. Ja siis sa mõtled, ah, ma teinekord ei ütle, et tegelikult ta on väga armas, aga ma ei hakka talle ütlema. Ja siin on natukene tekkinud just sellise armastuse suhtega just see niisugune natukene seisak. Täpselt, et tahaks nagu edasi liikuda ja peas on nagu kõik sammud ette mõeldud, et ma nüüd teen ja olen, aga see süda ei tule kaasa. Aga võib olla ka see, et sinu armastatu süda veel ei ole sinuga. Jop, ei ole veel. äh, sa ei ole suutnud seda kirge talle edasi anda, nii et, aga samas on see seisak jälle vajalik. Vaata kui huvitav, et tegelikult ka rahaga toimub niisugune väikene seisak, ütleb, et tõmbab aeg maha ja võib-olla ka siin on see, et, et viimane aeg võib-olla siis rääkida oma tunnetest ja vaadata, mis see teine peegeldab, ehk jälle siin on see paarisuhe, kuidas teine peegeldab sinu armastust sulle. Ja elu kui selline, nojah, maa, kes ju on meil ju 100% vajalik meil kõikidel, olgu see tuli, õhk või vesi, maaelementi meil on väga vaja ja ma näen, et sinul ongi tasakaalustamiseks tõesti seda maaelementi vaja, et mõtelda, tunnetada. praegu on jahe, aga kui sa elad kuskil soojal maal, no mine kõnni maa peal, seisa, suru oma varbad liiva sisse. Selline tunne, et tõesti sellist maaelementi ja maaelement on selline ka, et lihtsalt sul on vaja rahustada ennast võib-olla ja ma ei imesta üldse, miks mul tulid välja siia, kui ma tahtsin midagi panna elementi juurde, tulid kivid välja. See on väga tugev maaelemendi tasakaalustamiseks. võib-olla tõesti peadki seda kivi taskus kandma ja seda mudima, kui probleemid on. et see elu äh, ka on selline tunne, et nagu algaksid uuesti. Nagu see, et nüüd ma tean, kuidas astuda. Nüüd mul on seda energiat, et minna. Vaata, kui siin on see seisak, siis ka maa paneb meid seisma. Ja ära siis pahanda elu üle, kui sul on praegu selline, et sa tunned, et sa ei saa liikuda, et võib-olla juured on maa sees, mis on vajalikud, aga sa tegelikult tahad nad lahti kiskuda, siis pigem on see, et mõtle enne, kuhu sa tahad minna, kuidas sa tahad liikuda, enne kui sa hakkad juuri nagu jõuga välja tirima. Ja võib-olla ka siin mul tuli välja selline võib-olla kolimise energia, mis on ju ka jälle partnerlus. kas sul on endal vaja kolida või keegi, mingisugune liikumine ja ka siin on vaja seda sellist nagu sellist tumedam mõtlemine tuli välja, mis iganes see on, sellist no jah, ma saan tegelikult sellest süsteemist täiesti aru. Kogu aeg, sul on lihtsalt see periood, kus pead tagasi tõmbama ja mitte seal pimeruumis olema, vaid jah, isegi oma elu üle nagu järele mõtlema, jah. elu üle järele mõtlema, need on väga head sõnad. Šamaan kohe ütles, et kuule, ai noh, näed, sul tuleb järjekordselt tuleb ikkagi pimeduse vürst tuleb välja,
Ära karga niisama, ära karga niisama ja küsisin, et aga kui sa ikkagi mõtled elu üle järgi, tõmbad tagasi, noh, ilus kaart kohe väljas on ju. et see elu ei ole praegu sul just meelakkumine, jah, aga väikeste sammude haaval, nagu siingi ütleb, et väikeste sammude haaval siin ka ütle üks sõna, ära solvu, kui sinu sõna ei võeta vastu, ära solvu ja usu mind, see kergem ja lihtsam elu tuleb, aga praegu tõesti on natukene selline mõtlema panev hetk sinule, armas siis vähk, skorpion või kalad.